nii läksime, otsustab Kuressaare siiski tagant lahti mängida ja käime üle ka meeskonna algkoosseisud ühes sellega. On, aga Danimova teeb hea konksule ja Bašeri keskel. Bašer uuesti Danimovale. See jõuab Suurbritannia kodakonne selle pallini. Illin tal vastas. Danimovalt paremale aga tsenderdus. Veelma saadub ühe puutega päris kenasti jätkata. Langile kukub jätkupall ette, Langilt peale löök. Ja nüüd kaotab Õumpuu ohtlikult palli. Demidovil võimalus karistusalasse murda. Jermatšenko löögi koht tekkimas, vasakalaga tuleb peale, see takerdub kivi jalgades ja kivi paneb ristnurgas selle palli napilt mööda. Ruumi tekkimas on Õumpuu tal taaskord vastas. Leiab keskelt siin. Kaaslased üles tuleb peale löök ka, see lendab uuesti vastu värava raamistikku ja nüüd üle otsajoone. Kuressaare uuesti tuleb päris kenasti Tammeka kõrge surve alt välja ja paremal äärel Demidovile see pall antakse, võib-olla natukene pikaks läheb. Demidov üritab ühe puutega uuesti värava alla anda, sealt tuleb peale löök ja see lendab mõne meetri jagu üle Richard Vandi poolt valvatava värava. Demidov Õumpuu duell taaskord ja saab Õumpuu taaskord palli kätte. Danimova ühe puutega Bašerit jooksu peale otsib ja Bašerini see pall ka jõuab, kas suluseisu lipp püsib seekord maas, esialgu püsib, Bašer pajunurmega kõvasti seal maadleb. Langil uuesti löögikoht tekkimas, puude veab natukene alt, aga suudab palli säilitada, ääre peale Danimovale see läheb. Danimova ja Saar vastastikku, Danimovalt vasaku jalaga tõste, päris hästi see tuleb sinna taha posti, aga siiski natukene mööda läheb ja eks kui teise poole suunas juba vaadata, siis saarlastel Otto Robert Lipp näiteks pingilt tuua on, kui rünnakut tahetakse omakorda muuta teravamaks. Demidovilt siit vasaku jalaga peale löök tuleb ja see läheb ohtlikult postist mööda. Sinilaids. Diagonaalpalliga Demidovit otsib, Demidov nüüd pääseb Õumpuu eest jooksu ja koksab selle palli siiski napilt üle värava. Teele pannakse Saudi sisse, Vise Kallas üritab peaga pikendada ka. Koskor kea vahele sätib, tuleb peale löök, see takerdub Kuressaare mängijates ja nurgalöögi saab Tammeka. 9 Ahmed Bašer ja 19 Tristan Koskor. Enne kui Kuressaare koosseisu juurde läheme, vaatame selle olukorra ära. Õumpuusid mööda läheb, päris ohtliku rikošeti pall võtab. Bašer üritab peaga jätkata, pall on lahti, Koskor suunab selle napilt väravast mööda. Päris kõrgelt Tammeka survet teeb ja nüüd Pajunurm natukene sööduga. Alt läheb ka. Miililt kõrge pall Danimova suunas, Danimova seal Saare pikali paneb. Kohtunike brigaadi vile vaikib. Danimova konksutab ja tahab Saart siin äärest kohvile saata. Vasaku jalaga tõste tuleb, aga see lendab saarlased mökutama. Tammeka pall Bašerile paremal äärel tuuakse. Kas võtab Pajunurme ise ette või mängib sööduga, üritab sööduga Õumpuud leida seal, kes on päris lubavale positsioonile jõudnud, tuleb peale löök ja Patrik Kendro Veelma lööb esimese ära. Oli siin nüüd üks rikošett, oli siin 2 rikošetti, Tammeka jaoks vahet ei ole, sest esimene värav saadakse kätte 64. minutil ja esimese hooga paistab, et Patrik Kendro Veelma selle autoriks on, kes siit siis ühes sellega ka enda jaoks selle hooaja esimese värava kirja saaks. Danimovo siin esimese hooga ei taha rõõmustada kollektiivse juhtavamuse üle ja päris paaselt seal peakohtunik Karl Koppeliga midagi seletamas on. Aga tõsiasi on hetkel see, et tartlased 1, FC Kuressaare 0. Ja nüüd oleks kordusest huvitav näha, kas ja kui palju see vähemalt 1 rikošett, mis seal kindlasti oli, muutis Nõmme jaoks. Danimova taaskord Kure mängijate vahelt läbi poeb, nüüd liinide vahele sööt siiski. Saarlaste meestes takerdub ja kollane kaart tuleb Danimovale ja Danimovale tähendab see teist hoiatuskaarti, mis tähendab, et 70. minutil saab Tammeka ääremängija jaoks kohtumine läbi, nõnda ongi. Danimova läheb minema, tartlased mängivad viimased paarkümmend minutit vähem. Paremal äärel Demidov tõmbab kohe asja laiaks. Illinil parema jalaga kuul, see lendab reklaamtahvlitesse. Pajunurm. Illin. Konksutamisi on siin absoluutselt igale maitsel. Tõõmovilt peale löök, Aland saab selle kätte. Üritavad siin kombineerida. Illin konksutab taas. Nii, mis hirmus siin kohe pall ohtlikult viiekast joone juures ka jõuab. Illin. Ignatius teda taga ajab, Illinilt tõste, seal on Koskor ainult. Ja antakse lõpuvile, antaksegi täpselt 4 üleminuti täitumisele. Tartu Jotka Tammeka saab esimest korda peale avavooru nautida 3 punkti võlu. Saadakse see 1-0 võit kätte. Tristan Koskor, kõva töö võitana ja selle tulemuseks 1-0 võit Tammekale siia esimese ringi lõppu Kuressaare puhul. Räägi, mis tõi selle tulemuse teile ikkagi täna? Ma arvan, see meeskondlik kaitsetöö ja hingestatus, et kõik me tahtsime lihtsalt 3 punkti ja seda nii-öelda Sepa needust siis nii-öelda murde ka,
et ja ma arvan, et meil ei olnud vaja suurt motivatsioonikõne pidada, et me kõik teadsime, et selg on vastu seina ja siin nagu taganemist ei ole, et ma arvan, see tõi meile võidu. No oma poolel olid pigem ohtlikud võimalused Kuressaarel, kui nad paaril korral teie väravaraamistikku raksutasid. Olite küll mängus sees, aga šanssidest ei puudu, teisel poolel ühe saite, kasutasite ära, et mis see vaheaja nii-öelda sõnum või võlu siis oli, et selle võidu ikkagi saite? Ma arvan, et me poole ajal muutsime natuke pressingu süsteemi ja enam neil ei olnud nii-öelda ülesehitusel ka või üldse meie kolmandikul siis nii-öelda palju võimalusi ka, et see toimis ja 3 punkti tasuks. No Tanimova punase kaardi järel liikusid äärele mängima päris korralikult, seal surve all olite lõpus, mis muidugi loogiline ka vähemuses mängides, aga said paistab ka sellisel positsioonil hakkama, mitte ainult seal eesrügades. Jah, et kui ma Premier League'ist tulin, siis ma alustasingi äärepoolikuna, et tuli meelde tuletada vanad asjad ja ei hullu midagi. Selle fooni pealt kindlasti positiivne minna järgmise vooru kohtumisel Levadiale vastu ja neidki hammustada. Eelmine kord ju siin Sepa staadionil samuti nende puhul punktidega lähedal olite, aga natukene ei puudu, nüüd usutavasti vaja asja parandada. Ja kindlasti lihtne ei tule, nädalavahetusel juba uus mäng, et tuleb taastuda, analüüs teha ja siis minna Levadiale vastu, et ei hullu midagi. Märten, sinu puhul 0-1 kaotus täna, võitlust oli, lõpus panite kõva surve peale, aga millestki ikkagi puudu. Mis see miski oli, millest puudu jäi? Ma arvan, et peamiselt realiseerimine, et praegu on väga valus ikka, väga masendav kaotus, et esimene poolaeg mängisime väga hästi, ütleks, metsikult võimalusi nagu ka eelmäng Pärnuga, seekord ei pannud ühtegi ära, et seal ristnurgad, kõik asjad ragisesid, Alant tõrjus, et ise ei pannud raami neid ära, teine poolaeg, ma ei tea, topelt rikošetist, täiesti uskumatu värav endale selja taha, et mõnikord jalgpall on selline, ise ei lahend ära, siis lõpuks vastastel üks ikka põrkab sisse, et täna läks väga õnnetult ja väga kahju. No eelmisel aastal tegelikult ju samuti Tammekaga võrdne võrdse vastu mängisite, täna tervikuna ka mäng ju selline oli. Eelmine aasta korra võitsite teie, korra Tammeka 2 viike, et kas see teadmine ka kuidagi enne mängu peas oli või pigem ei keskendunud sellele? Eraldi ei keskendunud, et aastaid on Tammekaga olnud väga lahedad, võrdsed, väravate rohked mängud, et mõni aasta meie rohkem peal, mõni aasta nemad, et see aasta neil oli kehv seeria, me saime just kehvast seeriast välja, et oli arvata, et tuleb selline hästi võrdne ja tihe mäng ja kes suudab seda nii-öelda fookust ja võitlust hoida, et siin mingi suure väravaliseid skoore ei tule, et nad kuidagi hoidsid taga 0 ära, me ei lahendanud ära üli lõpuni välja, me ei saanud seda palli korrektselt raami ja jah, tõesti see rikošett selja taha, et praegu on väga valus, ütleme, et ei tunne, et oleksime väärinud kaotust, aga jalgpall on selline, tuleb see kaotus ikka vastu võtta ja palju õnne Tammekale. Siin teil ka vorm on olnud selline, et kord kaotus, eelmine nädal saite väga positiivse tulemuse Vapruse vastu, mis ka kindlasti tänaseks kohtumiseks juurde andis, nüüd uuesti kaotus, et ei saa vist rääkida pikast või sellisest suurest heitlikkusest, aga millest selline võib-olla mingisugune ebastabiilsus tingitud võib olla? Siin on palju põhjuseid, aga neid põhjuseid võib alati leida vabandusi, et meil on 2 kuud järjest on mingid erinevad haigusalained siin meeskonnas, et ei ole teisest ühegi tiimist sellist asja kuulnud, et siiamaani vennad kukuvad vahepeal välja, et see on mõjutanud, palju on koosseis muutunud, et aga uue treeneri põhimõtted on juba selged, tegelikult enamus mängudest, enamus perioodid on olnud väga korrektsed, et on vaja lihtsalt veel paremini need 90 minutit kokku panna ja hakata tulemusi ka ära võtma, et trennis kõva töö käib, mängupilt on meestel selge ja nüüd tuleb sõna otseses mõttes realiseerima hakata. Kaua ei olegi nukrustamiseks ka, aga järgmise vooru kohtumine Transiga ja mäletatavasti teises voorus nende vastu paremad olid, usutavasti eesmärgid samad ja uuesti narvakad selili panna. Kindlasti, lõpuks pääseme muru peale ka tagasi, et see on alati peale esimest ringi jalgpallurite jaoks selline suurepärane tunne, et lõpuks muru peal tagasi, Kuressaare linnastaadion, olen kindel, et on juba kohe suurepärase muruga, on ka sünnipäevamäng, tuleb palju fänne toetajaid staadionile, et pühapäeval vägev lahing ja kutsun kõiki staadionile.